19. kiri kooskõlastavad kolmsuspäritolu olendid. Sellesse kooskõlastavate kolmsuspäritolu olendite nime kandvasse paradiisi rühma kuuluvad kolmsuse õpetajad pojad, keda loetakse ka Jumala paradiisipoegade hulka. 3 rühma kõrgeid superuniversumi haldureid ning inspireeritud kolmsuslikud vaimud, kes kujutavad endast mõningal määral mitteisikulist kategooriat. Siia loetellu võivad õigusega kuuluda koguni Havana põliselanikud ning paradiisis asuvad arvukad olendite rühmad. Käesolevas käsitluses vaadeldakse järgmisi kolmsuspäritolu olendeid. Esiteks, kolmsuse õpetajad pojad. Teiseks, tarkuse täiustajad. Kolmandaks, jumalikud nõuandjad. Neljandaks, kõiksed hindajad. Viiendaks, inspireeritud kolmsuslikud vaimud. Kuuendaks, Havana põliselanikud. Seitsmendaks, paradiisi kodanikud. Kui mitte arvestada kolmsuse õpetajaid poegi ning võimalik, et ka inspireeritud kolmsuslikke vaime, on kõik need rühmad teatud kindla suurusega. Nende loomine on lõpetatud ja minevikku kuuluv sündmus. Esimene, kolmsuse õpetajad pojad. Kõikidest teile ilmutatud taevaste isiksuste kõrgetest klassidest on ainult kolmsuse õpetajad pojad kaheselt tegevad. Oma päritolult on nad kolmsusliku olemusega. Nende toimimist aga iseloomustab see, et nad on peaaegu jäägitult pühendunud jumalike poegi iseloomustavatele teenistustele. Tegu on niisuguste ühendavate olenditega, kes rajavad silla üle kolmsusliku ja kahest päritolu isiksusi lahutava universumi kuristiku. Kui kolmsuse alaliste poegade arv on lõplik, siis õpetajate poegade oma kasvab pidevalt. Ma ei tea, missuguseks kujuneb õpetajate poegade arv. Võin aga kinnitada, et viimase Uversasse jõudnud perioodilise ettekande ajal täitsid oma ametikohust 21 1 624 821 000 niisugust poega, mida kinnitavad paradiisi arhiivi andmed. Mainitud olendid kujutavad endast ainsat teile ilmutatud jumalapoegade rühma, mis pärineb kolmsusest. Neid võib kohata nii keskses universumis kui ka superuniversumites ja igasse kohalikku universumissegi kuulub suur õpetajate poegade korpus. Nagu teised Jumala paradiisi pojad, osutavad ka nemad teeneid üksikplaneetidele. Kuna suur universumi kava pole praegu veel täielikult teostunud, siis on hulganisti õpetajaid poegi paradiisis reservis, pakkudes ennast vabatahtlikult välja eriolukordades või tavatuks teenistusteks suuruniversumi kõikides jaotustes. Üksildastes kosmosemaailmades, kohalikes ja superuniversumites ning Havana maailmades. Nad toimivad ka paradiisis, ent kasulikum on nende üksikasjalikum kirjeldamine edasi lükata nii kauaks, kuni asume käsitlema Jumala paradiisi poegi. Käesolevas seoses võiks aga mainida, et õpetajad pojad on kolmsuspäritolu ülimad kooskõlastavad isiksused. Valitseb ju niisuguses kaugustesse küündivas universumis alati suur oht, et tehakse viga ja vaadatakse kõike piiratud vaatepunktist, et võidule pääseb kõik see halb, mis peitub reaalsuse ja jumalikkuse kitsas osalises käsitamises. Nii näiteks ihaldab inimmeel läheneda käesolevates ilmutustes esitatud kosmilisele filosoofiale nõnda, et ta liigub lihtsalt ja piiritletult keerulise ja lõpmatu suunas. Inimese põlveneis probleemide juurest jumalike saatuste poole, ent see tee ei vii vaimsele tarkusele. Selline lähenemine on kõige kergem viis teatud liiki geneetiliste teadmiste saavutamiseks, ent parimal juhul võib see selgitada vaid inimese päritolu, aga kõneleb vähe või ei kõnele üldse mitte midagi tema jumalikust saatusest. Isegi urantia inimese bioloogilise evolutsiooni uurimise puhul tuleb esitada tõsiseid vastuväiteid siis, kui inimese praegust staatust ja tema tänapäevaseid probleeme hakatakse käsitlema pelgalt ajaloolisest vaatevinklist. Ükskõik missugust reaalsusprobleemi, olgu see siis inimlik või jumalik, maine või kosmiline, võib ainult siis aduda õiges perspektiivis, kui täielikult ja eelarvamusteta uurida 3 universumi reaalsuse faasi: päritolu, ajalugu ja saatust, ja osata need omavahel õigetesse suhteseostesse paigutada.
Nende 3 kogemusliku reaalsuse õige mõistmine loob aluse praeguse olukorra targaks hindamiseks. Kui inimmeel üritab kasutada sellist filosoofilist menetlust, et alustab madalamalt ja proovib saavutada kõrgemat, sündigu see siis bioloogias või teoloogias, siis varitseb alati oht, et loogilises arutluskäigus võib ta teha 4 viga. Esiteks, tal võib jääda täiesti märkamata see, mis on kas isiklike saavutuste või kosmilise saatuse viimne lõplik eesmärk. Teiseks, ta võib teha suurima filosoofilise vea sellega, et lihtsustab liialt kosmilist arengulist, kogemuslikku reaalsust, mis viib faktide moonutamiseni, tõe pea peale pööramiseni ning saatuste väärkäsitluseni. Kolmandaks, põhjuslikkuse tundmaõppimine kujutab endast ajaloo uurimist, ent teada, kuidas mingi olend kellekski saab, ei tähenda veel selle olendi praeguse seisundi ja tõelise iseloomu arukat mõistmist. Neljandaks, ajalugu üksi ei suuda õigesti avada arengut tulevikus, saatust. Piiritletud lähtekohtadest on abi, kuid lõpptulemusi ilmutavad vaid jumalikud põhjused. Igavikuline lõpp ei avaldu ajalikus alguses. Olevikku on võimalik õigesti tõlgendada ainult suhteseosesse viidud mineviku ja tuleviku valguses. Sellepärast ja veel muudelgi põhjustel kasutame niisugust menetlust, mille puhul inimesele ja tema planeediga seostuvatele probleemidele lähenetakse teisiti. Asume oma teekonnale läbi aja ja ruumi, kogu isiksusreaalsuse ja terve kosmilise eksistentsi lõpmatu, igavese ja jumaliku paradiisi allika ja keskme juurest. Teine, tarkuse täiustajad. Tarkuse täiustajad on paradiisi kolmsuse eriline superuniversumites jumaliku tarkuse isikustamiseks mõeldud loodu. Neid olendeid eksisteerib kokku täpselt 7 miljardit. Iga superuniversumi juurde on määratud 1 miljard. Nii nagu nendega kooskõlastatud jumalikud nõuandjad ja kõiksed hindajad, on tarkuse täiustajadki läbi käinud paradiisi, Havona ning Diviningtoni arvestamata ka isa paradiisi sfääride tarkusest. Niisuguste kogemuste järel määrati tarkuse täiustajad jäävalt päevilt vanade teenistusse. Nad ei teeni ei paradiisis ega paradiisi Havana ringlustesse kuuluvais maailmades, vaid on täielikult hõivatud superuniversumite valitsuste haldustööga. Kus tahes ja millal iganes tarkuse täiustaja toimib, seal ja siis toimib kohe ka jumalik tarkus. Nende tegemistes avalduvates teadmistes ja tarkuses on võimsate ja majesteetlike isiksuste kohaloleku tõelisust ja ilmutumise täiuslikkust. Nad ei peegelda paradiisi kolmsuse tarkust, vaid nad ongi see tarkus. Nad on tarkuse allikaks kõigile neile, kes õpetavad universumi teadmiste rakendamist. Kõikide universumite õppimist ja arukust edendavate institutsioonide jaoks on nad otsustusvõime läte ja mõistuse vaheduse allikas. Tarkuse läte on kahene, sest ta on tuletatud jumaliku taipamise täiuslikkusest, mis on täiuslikest olenditest lahutamatu, ning sellest isiklikust kogemusest, mida arenevad olendid omandavad. Tarkuse täiustajad ongi jumaluse taipamise paradiisliku täiusesse kätketud jumalik tarkus. Nende kaashaldurid Uversal ehk vägevad sõnumitoojad, nime ja numbrita olendid ja kõrgeaulised ongi üheskoos tegutsedes kogemuslik universumi tarkus. Jumalikule olendile võib kuuluda jumaliku teadmise täiuslikkus ning arenev surelik võib mõnikord saavutada tõusuolendi teadmise täiuse. Ent kumbki neist olenditest omaette võetuna ei ammenda kogu võimaliku tarkuse potentsiaale. Niisiis, kui superuniversumi juhtimise käigus peaks iganes tekkima vajadus jõuda kõrgeima haldusliku tarkuseni, siis liituvad need jumalikku kaemust esindavad tarkuse täiustajad alati nende tõusuisiksustega, kes on läbi arengukogemuslike edasiliikumiskatsumuste tõusnud superuniversumi võimukandjate seas väga vastutusrikastele kohtadele. Oma haldusliku tarkuse viimistlemiseks läheb tarkuse täiustajatel ikka ja alati tarvis niisugust kogemuslikku täiendavat tarkust. On ka oletatud, et pärast seda, kui paradiisis viibivad lõpetanud, on ükskord juhatatud vaimeksistentsi 7. staadiumisse,
võivad nad jõuda kõrge ning tänini veel saavutamata tarkuse tasemeni. Kui see järeldus on õige, siis saavad neist täiuse saavutanud, arengu tõusutee läbinud olenditest kahtlemata kõige tõhusamalt tegutsevad haldurid, keda terve loodu iganes tunneb. Olen seda meelt, et niisugune ongi lõpetanute kõrge saatus. Tarkuse täiustajate mitmekülgne suutlikkus lubab neil osaleda tegelikult kõikides tõusuolendite jaoks mõeldud taevastes teenistustes. Tarkuse täiustajad ning minu klassi kuuluvad olendid, jumalikud nõuandjad, moodustavad koos kõiksete hindajatega niisuguste olendite kõrgemad klassid, kes võivad osaleda ja osalevadki tõe ilmutamise töös üksikutele planeetidele ja süsteemidele, kas siis nende varajastel ajastutel või pärast seda, kui need on stabiliseerunud valgusesse ja ellu. Aeg-ajalt puutume me kõik kokku tõususurelike teenimisega, kas planeedil, kus elu on alles algamas, kohalikus universumis või siis superuniversumis ja eriti just superuniversumis. 3. Jumalikud nõuandjad. 7 superuniversumi maailmade jaoks kujutavad need kolmsuspäritolu olendid endast jumaluse nõukogu. Neis ei peegeldu kolmsuse jumalik nõukogu, vaid nad ise ongi see nõukogu. Teenistuses on 21 miljardit nõuandjat ning igasse superuniversumisse on neid määratud 3 miljardit. Jumalikud nõuandjad on kõiksete hindajate ja tarkuse täiustajate kaaslased ja nendega võrdsed. Koos iga tarkuse täiustajaga tegutseb 1-7 nõuandjat. Kõik 3 klassi osalevad päevilt vanade valitsustes, kaasa arvatud suur- ja väikesektorid, kohalikes universumites ja tähtkujudes ning kohaliku süsteemi suveräänide nõukogudes. Me tegutseme individuaalselt, nagu seda teen mina käesolevat teadaannet koostades, ent kui vaja, toimime ka kolmekesi koos. Täitev iseloomuga ülesannete lahendamiseks kogunevad alati ühtekokku tarkuse täiustaja, kõikne hindaja ning 1-7 jumalikku nõuandjat. 1 tarkuse täiustaja, 7 jumalikku nõuandjat ning 1 kõikne hindaja moodustavad kolmsuse jumalikkust esindava tribunali, aja ja ruumi universumite kõrgeima mobiilse nõuandva organi. Niisugust 9 liikmest koosnevat rühma tuntakse asjaolusid uuriva ehk tõde ilmutava tribunali nime all. Ning kui ta mingis küsimuses istungi peab ja oma otsuse langetab, siis on see niisama hea, nagu oleksid päevilt vanad selles küsimuses ise kohtunikud, sest superuniversumite annaalid ei tunne veel juhust, et päevilt vanad oleksid sellise otsuse ära muutnud. Kui toimivad 3 päevilt vana, siis toimib paradiisi kolmsus. Kui 9-liikmeline tribunal jõuab pärast ühist arutelu mingile otsusele, siis on see niisama hea, nagu oleksid rääkinud päevilt vanad. Haldusasjades ning valitsuse korralduste ja määruste küsimuses astuvadki paradiisi valitsejad just sel moel isiklikku ühendusse üksikute maailmade süsteemide ja universumitega. Jumalikud nõuandjad on paradiisi kolmsuse jumaliku nõukogu täiuslikkus. Me esindame täiuslikkuse nõukogu. Tegelikult olemegi niisugune nõukogu. Kui meid täiendab meie kaaslaste täiuslikkuse saavutanud ja kolmsusest hõlmatud arenevate tõusuolendite kogemuslik nõukogu, siis pole meie ühised järeldused mitte ainult täielikud, vaid on lausa küllastunud. Kui meie ühendatud nõukoguga liitub kõikne hindaja, kellega koos langetame oma otsuse, seadustame ja kuulutame selle välja, siis läheneb meie istung vägagi tõenäoliselt universaalse kõikehaaravuse künnisele. Sellised otsused jõuavad jumaluse absoluutsetele hoiakutele nii lähedale, kui see kõnes oleva olukorra ja konkreetse probleemi aegruumilistes piirides üldse võimalik saab olla. 7 jumalikku nõuandjat koos kolmsustatud areneva kolmikuga, kuhu kuuluvad vägev sõnumitooja, kõrgeauline ning nime ja numbrita olend, jõuavad superuniversumis inimesele omase vaatenurga ning jumalike seisukohtade ühendusele nii lähedale, kui see vaimsete tähenduste ja reaalsusväärtuste paradiisi lähedastel tasanditel üldse võimalikuks võib osutuda. Niisugust loodud olendi ja looja ühendatud kosmilistele seisukohtadele sedavõrd lähedale jõudmist suudavad ületada üksnes paradiisi annetuslikud pojad, kellest igaüks on isiksuskogemuse igas faasis nii jumal kui ka inimene.
4. Kõiksed hindajad. On olemas täpselt 8 miljardit kõikset hindajat. Need ainulaadsed olendid ongi jumaluse kohtumõistmine. Nad mitte ainult ei peegelda täiuslikke otsustusi, vaid nad ise ongi paradiisi kolmsuse kohtuotsus. Isegi päevilt vanad ei mõista kohut muidu kui ainult koos kõiksete hindajatega. Igasse keskse universumi miljardist maailmast on määratud üks hindaja, kes on kinnistatud seal viibiva päevilt igavese planeedi valitsuse juurde. Ei tarkuse täiustajad ega jumalikud nõuandjad ole sedavõrd kindlalt Havana valitsuste juurde kinnistatud ning üldiselt me ei mõista, miks kõiksed hindajad üldse keskesse universumisse paigutati. Hindajate praegune tegevus ei põhjenda nende suunamist Havanasse ning seepärast kaldumegi arvama, et nad viibivad seal mingi tulevase universumi ajastu vajadusi arvestades, mil Havana elanikkond võib osaliselt muutuda. Igasse 7 superuniversumist on määratud 1 miljard hindajat. Nii üksikult kui ka koos tarkuse täiustajate ja jumalike nõuandjatega tegutsevad nad 7 superuniversumi kõikides alajaotustes. Seega toimivad hindajad suuruniversumi kõikidel tasanditel, alates Havana täiuslikest maailmadest ja lõpetades süsteemi suveräänide nõukogudega, kujutades endast arengumaailmade usulise elukorraldusliku kohtumõistmise lahutamatut osa. Kus ja millal kõikne hindajaga ei ole, on seal ikka ja alati ligi ka jumaluse kohtumõistmine, ning et hindajad langetavad oma otsuseid alati koos tarkuse täiustajate ja jumalike nõuandjatega, siis kätkevad niisugused otsused endas paradiisi kolmsuse ühendatud tarkust, nõuandeid ja kohtumõistmist. Selles õiguslikus kolmikus on tarkuse täiustaja alati mina olin. Jumalik nõuandja ma saan olema, aga kõikne hindaja alati mina olen. Hindajad on universumis lõppotsust tegevad isiksused. Kui 1000 või ka 1,000,000 tunnistajat on oma tunnistuse andnud, kui tarkuse hääl on rääkinud ja jumalik nõukogu kõik üles tähendanud ning kui on lisatud ka tõusva täiuslikkuse tunnistus, siis astub tegevusse hindaja ning silmapilkselt saab teatavaks eksimatu ja jumalik kokkuvõte kõigest juhtunust. Selline avalikustamine kujutab endast jumalikku järeldust, lõpliku ja täiusliku otsuse tuuma. Seepärast ongi nii, et kui hindaja on oma sõna öelnud, ei tohi kõnelda enam keegi teine, sest hindaja on esitanud õige ja eksimatu kokkuvõtte kõigest, mis varem on sündinud. Kui tema räägib, ei ole edasi kaevata enam kellelegi. Tarkuse täiustaja meele toimimisest saan ma täielikult ja hästi aru, kuid kindlasti ei adu ma täielikult kõikse hindaja kohtumõistva meele toimimist. Mulle näib, et universumi sündmuste uurimise käigus neile välja pakutud faktide, tõdede ja tähelepanekute ühendamise põhjal formuleerivad hindajad uusi tähendusi ning loovad uusi väärtusi. Tundub tõenäoline, et kõiksed hindajad suudavad esitada täiusliku looja arusaamise ja täiusele viidud loodud olendi kogemuste kombinatsiooni originaalseid tõlgendusi. Paradiisi täiuslikkuse ja universumi kogemuse niisuguse ühenduse tulemusena ilmneb kahtlemata mõni uus lõplik väärtus. Ent sellega ei ole meie raskused kõiksete hindajate meele toimimise vaatlemisel veel lõppenud. Võttes arvesse küll kõike, mida teame või mõistame arvata hindajate tegemisest ükskõik missuguses universumi olukorras, leiame siiski, et me ei suuda ikka veel prognoosida nende otsuseid ega ennustada nende verdikte. Oskame küll väga täpselt kindlaks määrata looja seisukohtade ja loodud olendi kogemuste ühendamise võimaliku tulemuse, kuid mitte alati ei kujuta seda laadi järeldused endast täpseid prognoose selle kohta, mida hindajad esitavad. Tundub tõenäoline, et hindajad on mingil kombel ühenduses jumaluse absoluudiga, sest vastasel juhul ei õnnestu meil ära seletada paljusid nende olendite otsuseid ja korraldusi. Tarkuse täiustajad, jumalikud nõuandjad ja kõiksed hindajad koos ülimate kolmsusisiksuste 7 klassiga moodustavadki need 10 rühma, mida on mõnikord nimetatud kolmsuse alalisteks poegadeks. Ühiselt moodustavad nad kolmsuse haldurite, valitsejate, täiturite, konsultantide ja kohtunike suurkorpuse. Nende arv küünib veidi üle 37 miljardi. 2 miljardit 70 neist
asub keskses universumis ja pisut rohkem kui 5 miljardit igas superuniversumis. Kolmsuse alaliste poegade tegutsemise piire on väga raske ette kujutada. Oleks vale väita, et nende toimimine on lõplikult piiritletud, sest superuniversumi kroonikatesse on üles tähendatud sündmusi, mis sellele vastu räägivad. Nad tegutsevad ükskõik missugusel universumi halduslikul või kohtumõistmistasandil, mida ka iganes nõuavad aegruumilised tingimused. Olgu siis tegu tervikuniversumi minevikulise, olevikulise või tulevikulise evolutsiooniga. 5. Inspireeritud kolmsuslikud vaimud. Inspireeritud kolmsuslikest vaimudest mõistan ma teile rääkida väga vähe, sest nad on üks väheseid praegu eksisteerivaid olendiklasse, kes on täiesti salajased. Salajased kahtlemata sellepärast, et neil ei ole võimalik end täielikult ilmutada isegi nendele meie seast, kes oma põlvnemise poolest seisavad nende loomisallikale nii lähedal. Nad muutuvad olevaks paradiisi kolmsuse tegutsemise läbi ja nende teeneid võib kasutada ükskõik milline jumalus, aga samuti ükskõik missugused 2 jumalust või ka kõik 3. Meile pole teada, kas nende vaimude koguarv on lõplik või kasvab see pidevalt, ent kaldume uskuma, et nende koguarv ei ole kindlaks määratud. Ei inspireeritud vaimude olemust ega nende käitumist ei mõista me lõpuni. Võimalik, et nad kuuluvad üleisikuliste vaimude kategooriasse. Nad tunduvad toimivad kõikides tuntud ringlustes ning näivad tegelikult tegutsevad sõltumatult ajast ja ruumist. Ehkki teame neist vähe, õnnestub meil inspireeritud kolmsuslike vaimude iseloomu kohta üht-teist järeldada nende tegevuse olemusest. On ju selle tegevuse tulemused universumites siin-seal täiesti märgatavad. Teatavatel tingimustel suudavad need inspireeritud vaimud individualiseeruda piisavalt selleks, et kolmsuspäritolu olendid neid ära võiksid tunda. Mina olen neid näinud, kuid taevaste olendite alamatel klassidel ei oleks kunagi võimalik kedagi neist vaimudest ära tunda. Arenevate universumite juhtimises tuleb aeg-ajalt ette ka niisuguseid olukordi, et ükskõik missugune kolmsuspäritolu olend võib oma ülesannete täitmisel vahetult nende vaimude abi kasutada. Seetõttu teamegi, et nad on olemas ning et mõnes situatsioonis võime nõuda ja ka saada nende käest abi ning vahel nende kohaloleku äragi tunda. Ent nad ei kujuta endast osakest sellest kindlapiirilisest ja selgesti ilmutatud organisatsioonist, kelle hooleks on usaldatud aja ja ruumi universumite juhtimine enne, kui niisugused ainelised loodud stabiliseeruvad valgusesse ja ellu. Areneva 7 superuniversumi praeguses korralduses ega haldamises ei ole neil kindlat, selgesti eristuvat kohta. Nad on paradiisi kolmsuse saladus. Nebadoni Melkisedekid õpetavad, et kunagi igavikulises tulevikus on inspireeritud kolmsuslike vaimude saatuseks astuda üksildaste sõnumitoojate asemele, kelle rivid hõrenevad aeglaselt, aga kindlalt, sest neid määratakse teatavat liiki kolmsustatud poegade kaaslasteks. Inspireeritud vaimud on universumite universumi üksildased vaimud. Vaimudena meenutavad nad paljuski üksildasi sõnumitoojaid, ainult et viimased on selgepiirilised isiksused. Suure osa oma teadmistest inspireeritud vaimude kohta me ammutamegi üksildaste sõnumitoojate käest, kes suudavad hoomata nende vaimude lähedust tänu kaasasündinud tundlikkusele inspireeritud vaimude kohaloleku suhtes. See toimib niisama eksimatult, nagu kompassi nõel näitab magnetpoolust. Kui üksildane sõnumitooja asub inspireeritud kolmsusliku vaimu lähedal, siis on ta teadlik sellise jumaliku kohaloleku kvalitatiivsetest tunnusmärkidest, ent samuti väga kindlast kvantitatiivsest registreerumisest, mis lubab tal ära tunda selle vaimu kohaloleku või nende vaimude kohalolekute klassifikatsiooni ja arvu. Lisaksin veel ühe huvitava fakti. Kui üksildane sõnumitooja viibib niisugusel planeedil nagu Urantia, mille asukate sisimas elavad mõttekohandajad, on ta teadlik oma avastustundlikkuse kvalitatiivsest ergastatusest, mis reageerib vaimu kohalolekule. Sellisel juhul pole märgata vähimatki kvantitatiivset ergastatust, tegu on vaid kvalitatiivse erutusega. Niisugusel planeedil, kuhu kohandajad ei tule, ei kutsu ka kokkupuuted selle elanikega niisugust reaktsiooni esile.
Selle põhjal võib oletada, et mõttekohandajad on mingil moel suguluses paradiisi kolmsuse inspireeritud vaimudega või siis nendega seotud. Omavahel võivad nad kuidagi seotud olla oma tegevuse mingites faasides, kuid täpselt me seda ei tea. Nad mõlemad pärinevad kõikide asjade keskuse ja allika lähedalt. Ent tegu ei ole ühe ja sellesama olendite klassiga. Mõttekohandajad pärinevad ainult isast, aga inspireeritud vaimud on paradiisi kolmsuse järeltulijad. Ilmselt ei kuulu inspireeritud vaimud üksikute planeetide või universumite arenguskeemi, aga ometi tunduvad nad viibivad kõikjal. Isegi praegu, mil ma seda teadaannet koostan, kinnitab minuga koos töötava üksildase sõnumitooja isiklik tundlikkus selle vaimuklassi kohaloleku suhtes, et just praegusel hetkel on meie lähedal mitte rohkem kui 7 meetrit eemal inspireeritud klassi ning võimsuskohaloleku 3. tugevusse kuuluv vaim. Võimsuskohaloleku 3. tugevus lubab meil oletada võimalust, et üheskoos toimivad 3 inspireeritud vaimu. Neist rohkem kui 12 eri klassi kuuluvast olendist, kellega ma praegu koos tegutsen, tunneb ainult üksildane sõnumitooja ära nende kolmsuse saladuslike olemusvormide kohaloleku. Ja veel enam, kuigi meile on sel kombel teatavaks saanud nende jumalike vaimude lähedus, pole meil endiselt aimugi nende ülesannetest. Me tõesti ei tea, kas tegu on lihtsalt pealtvaatajatega, keda meie tegevus huvitab, või siis aitavad nad mingil teadmata kombel kaasa meie ettevõtmise õnnestumisele. Teame, et kolmsuse õpetajad pojad on pühendunud universumi olendite teaduslikule valgustamisele. Olen jõudnud kindlale järeldusele, et inspireeritud kolmsuslikud vaimud toimivad üliteaduslike menetluste abil ka maailmade õpetajatena. Olen veendunud, et leidub hiigelhulgal olulist vaimset teadmist ehk niisugust tõde, mis on kõrgemate vaimsete saavutuste jaoks hädatarvilik. Aga milleni pole teaduslikult võimalik jõuda. Eneseteadvus seab selle teadmise vastuvõtukindluse suurde ohtu. Kui meie niisugune arusaam on õige, aga seda jagavad kõik minu klassi olendid, siis võib nende inspireeritud vaimude ülesandeks olla sellest raskusest ülesaamine. Lõhe ületamine kõlbelise valgustatuse ning vaimse arengu vahel universaalses kavas. Meie meelest toimivad need kolmsusest pärinevad 2 liiki õpetajad mingisuguses omavahelises ühenduses, aga täpselt me seda ei tea. Superuniversumi koolitusmaailmades ja Havana igavestes ringlustes on mul tulnud kokku puutuda täiustuvate surelikega, arengumaailmadest pärit vaimsustunud tõusvate hingedega, ent kunagi pole nad märganud inspireeritud vaime. Ja ometi andis üksildaste sõnumitoojate avastusvõime ikka ja jälle märku sellest, et need vaimud olid meile väga lähedal. Olen avameelselt rääkinud kõikidesse nii kõrgetesse kui ka alamatesse klassidesse kuuluvate jumala poegadega ja nemadki ei tunneta inspireeritud kolmsuslike vaimude manissusi. Oma kogemustest võivad nad meenutada ja meenutavadki sündmusi, mida oleks raske ära seletada ilma niisuguste vaimude tegevust arvesse võtmata. Ent kui üksildased sõnumitoojad ja mõnikord ka kolmsuspäritolu olendid välja arvata, siis ei ole mitte keegi taevasest perekonnast kunagi olnud teadlik inspireeritud vaimude lähedusest. Ma ei arva, et inspireeritud kolmsuslikud vaimud mängiksid minuga peitust. Arvatavasti üritavad nad niisama pingsalt ennast mulle avaldada, nagu mina üritan nendega suhelda, kuid meie raskused ja piirangud peavad ilmselt olema vastastikused ja loomupärased. Olen kindel, et universumis ei leidu mitte mingeid meelevaldseid saladusi ning järelikult ei loobu ma kunagi pingutamast selle nimel, et lahendada nende minuga ühte ja samasse looduklassi kuuluvate vaimude eraldatuse saladust. Ja kõigest sellest näete teie, surelikud, kes te olete praegu alles astumas esimest sammu oma igavikulisel teel, kui pikk maa on teil veel käia, enne kui hakkate arenema nägemise ja ainelise toel. Kui tahate edasi minna kiiresti ja kindlalt, tuleb teil veel kaua kasutada oma usku ja toetuda ilmutustele. 6. Havana põliselanikud. Havana põliselanikud on paradiisi kolmsuse poolt otseselt loodud ning nende koguarv ületab teie piiratud mõistuse arusaamad.
Ka ei suuda urantialased aduda nende igavest universumit asustavate kolmsusest pärinevate rasside jumalikult täiuslike loodud olendite loomuomaseid andeid. Te ei suuda kunagi neid ülevaid olendeid endale tõepäraselt ette kujutada ning teil tuleb oodata, kuni jõuate Havanasse ning võite neid tervitada kui oma vaimkaaslasi. Pikaajalise viibimise vältel Havana kultuuri kuuluvas miljardis maailmas kujuneb teis välja igavene sõprus nende võrratute olenditega. Ja kui sügav on niisugune sõprus, mis sünnib kosmosemaailmade madalaima isikulise loodud olendi ja nende keskse universumi täiuslikelt sfääridelt pärit kõrgete isikuliste olendite vahel. Tõusuteed käivad surelikud saavad oma pika ja armastusrikka suhtlemise ajal Havana põliselanikega palju sellist, mis korvab sureliku arengu varajasemate järkude vaimset vaesust. Samal ajal omandavad havanalased tõusupalveränduritega lävides niisuguse kogemuse, mis olulisel määral vähendab seda kogemuslikku puudust, et nad on pidevalt elanud jumalikult täiuslikku elu. Nõnda saavad nii tõususurelikud kui ka Havana põliselanikud palju vastastikust kasu. Nii nagu kõik teised kolmsusest pärinevad isiksused, on ka Havana põliselanikud kavandatud jumalikult täiuslikena ning nagu muude kolmsuspäritolu isiksuste puhul võib aja kulg ka nende olendite kogemusvarusid rikastada. Ent erinevalt kolmsuse alalistest poegadest võivad havanalased oma seisundi poolest areneda ning nende jaoks võib varuks olla veel ilmutamata tulevikuline igaviku saatus. Selle näiteks sobivad need havanalased, kes oma teenistuse käigus tegelikustavad võime ühte sulada isa selle fragmendiga, mis ei ole kohandaja, osutudes sel kombel sobivaks kuuluma surelike lõplikkuse korpusesse. Nende keskse universumi asukate jaoks on kättesaadavad veel teisedki lõpetanute korpused. Havana põliselanike seisundi evolutsioon on Uversal paljugi arutlusi kaasa toonud, et mitmesse paradiisi lõplikkuse korpusse astub pidevalt havanalasi, aga juurde neid ei looda, siis on ilmne, et Havanasse jäävate põliselanike arv kahaneb pidevalt. Nende sündmuste lõpptulemust ei ole meile kunagi ilmutatud, ent me ei usu, et Havana jääb oma põliselanikest ükskord sootuks ilma. Oleme kaalunud ka niisugust teooriat, et havanalased võivad kunagi edaspidi väliskosmose tasandite jätkuva loomise ajastutel loobuda lõpetanute korpustesse astumast. Oleme mõelnud sedagi, et neil tulevastel universumi ajastutel võib keskset universumit asustada segakoosseisuline olendite rühm, mille liikmeskonda kuulujatest on ainult osa algsed Havana põliselanikud. Me ei tea, missuguse loodud olendite klassi või liigi saatuseks on määratud tulevikus sel moel Havana asukate staatust endale saada, aga meie arvates võiksid need olla. Esiteks, univitaatiad, kes praegu on kohalike universumite tähtkujude alalised kodanikud. Teiseks, surelike tulevased liigid, kes võivad valguse ja elu ajastute õitsengul sündida superuniversumite asustatud sfääridel. Kolmandaks, üksteisele järgnevatest välisuniversumitest saabuvad vaimsed aristokraadid. Teame, et eelmiste universumi ajastute Havana erines mõnevõrra praeguse ajastu Havanast. Meie meelest oleks igati arukas eeldada, et oleme praegu tunnistajaks keskse universumi niisugusele aeglasele muutumisele, mis lubab saada aimu saabuvatest ajastutest. Üks aga on kindel, universum ei ole staatiline, muutumatu on ainult Jumal. 7. Paradiisi kodanikud. Paradiisis asub arvukalt võrratute olendite rühmi. Paradiisi kodanikke. Nad ei ole otseselt seotud tõusvate tahteolendite täiustumise kavaga ning seepärast ei ilmutata neid urant ja surelikele täies ulatuses. Need taevased intellektiolendid kuuluvad rohkem kui 3000 erinevasse klassi ning viimane rühm neist isikustati siis, kui tehti teatavaks kolmsuse käsk, millega hakkas kehtima aja ja ruumi 7 superuniversumi loomisplaan. Mõnikord kutsutakse paradiisi kodanikke ja Havana põliselanikke ühise nimega paradiisi Havana isiksusteks. Siinkohal jõuab lõpule jutustus neist olenditest, kelle muudab olevaks paradiisi kolmsus. Ükski neist ei ole veel kunagi oma teelt eksinud,
aga siiski on neil kõigil olemas vaba tahe selle sõna kõige kõrgemas tähenduses. Kolmsuspäritolu olenditele kuulub privileeg liikuda ühest paigast teise ning see muudab nad sõltumatuks niisugustest transpordiisiksustest, nagu seda on seeravid. Meil kõigil on võime universumis vabalt ja kiiresti liikuda. Kui inspireeritud kolmsuslikke vaime mitte arvestada, siis pole meil võimalik saavutada üksildaste sõnumitoojate peaaegu uskumatut kiirust, kuid me suudame kosmose transpordivõimalusi tervikuna nii ära kasutada, et suudame jõuda superuniversumi keskusest selle superuniversumi ükskõik millisesse punkti vähem kui 1 uranti aastaga. Mul kulus 109 teie päeva selleks, et Uversalt Urantiale reisida. Nende samade ühenduskanalite kaudu on meil võimalik üksteisega silmapilkselt kontakti võtta. Kogu meie looduklass on ühenduses iga üksikisikuga, kes kuulub paradiisi kolmsuse laste ükskõik missugusesse alajaotusse, välja arvatud ainult inspireeritud vaimud. Esitanud Uversa jumalik nõuandja.